ja tõepoolest mina plaanin oma tänases ettekandes siis kosmosetemaatikat avada kokkupuutes ühe teise Soosteri loomingus väga olulise temaatikaga, milleks on erootika. Ja kõigepealt selgituseks, et Eesti hilisnõukogude perioodi kunsti kontekstis on erootika ju võrdlemisi levinud temaatika, mistõttu selle teema esinemine Soosteri loomingus siinseid kuulajaid ilmselt ei üllata ega šokeeri, aga Soosteri puhul tuleb meil ikkagi arvestada ju Moskva 60. aastate põrandaaluse kunsti kontekstiga, kus erootika oli muide võrdlemisi vähe levinud haruldane teema. Ülo Sooster ja Vladimir Jankilevski, kelle näitus lõppes äsja siis Tallinna kunstihoone Lasnamäe paviljonis, olid tõesti ühed vähesed põrandaalused kunstnikud Moskvas, kelle loomingus oli erootika 60-ndatel väga olulisel kohal. Ja seda erinevust siis Nõukogude keskuse ja Nõukogude perifeeria vahel tuleb ilmselt seletada keskusele osaks langenud suurema kontrolli ja perifeeriale osaks langenud suurema vabadusega ja loomulikult postkoloniaalsetes uuringutes on seda impeeriumi keskuse ja perifeeria vahelist dünaamikat ju päris palju uuritud. Aga nüüd siis Soosteri juurde, kes on ju tänase seminari peategelane ja ma püüan siis alustuseks veidi avada Soosteri erootilise loomingu tagamaid. Ehkki biograafilisse meetodisse suhtutakse tänases kunstiteaduses kriitiliselt, isegi irooniliselt, siis Soosteri puhul tuleb mõningatele küsimustele siiski vastuseid otsida tema keerulisest eluloost. 7 aastat Karaganda vangilaagris, mis siis Soosteri elus sattusid ajavahemikku 25. eluaastast kuni 32. eluaastani, ehk siis noore inimese sotsiaalses elus ühte kõige aktiivsemasse aega, kus Sooster elas siis tingimustes, kus romantilised suhted rääkimata seksuaalsetest olid keelatud ja ei olnud mitte üksnes keelatud, vaid olid ka karistatavad. Nii et Soosteri jaoks oli erootika väga varases ja isiksust kujundavas meheeas keelatud, allasurutud valdkond, mis temas kui suure sisemise vabadusega Hiiumaa mehes tekitas ühelt poolt veelgi suuremat protesti Nõukogude lõputute reeglitega ühiskonnakorralduse vastu, aga teiselt poolt tähendas ka siis loomulikult seksuaalse frustratsiooni ja energia akumuleerumist, mis peale vangilaagrist vabanemist sai siis pääsu tagant valla päästa. Allasurutud seksuaalsust või akumuleerunud frustratsiooni kui siis sellist erilist energiaallikat, millel on võime valla pääseda siis teatava sellise vedruna ja lükata käima teatavaid suuremaid protsesse, on humanitaarteadlased viimasel ajal ju päris palju uurinud seoses näiteks LGBTQ kogukonna ajalugude uurimisega ja Soosteri kui Gulagi vangilaagri kogemusega kunstniku puhul ei pääse me ikkagi üle ega ümber tema kui endise poliitvangi komplekssest psühholoogiast. Aga loomulikult oli erootika ka üks sürrealistide meelis teemasid, mis võimaldas sukelduda inimese alateadvuse süvahoovustesse. Ja Sooster teeb oma esimesed erootilised joonistused, erootilised teosed juba siis 50. aastatel Nõukogude vangilaagris. Ja siin on siis teie ees kohe üks ilmselt varasemaid maalimeediumis erootilisi stseene, mis on maalitud Stalini surma-aastal 1953. aastal, mil Sooster muide ei olnud veel kohtunud oma elu armastuse ja tulevase abikaasa Liidia Serhiga, kuigi sellelt maalilt vaataks meile vastu justkui Liidia koopia, on siiski tegemist pigem siis Soosteri naisideaali visualiseerimisega ja aasta hiljem see naisideaal realiseerub, tulebki tema ellu. Nii et Liidiaga kohtus Sooster 54. aasta sügisel vangilaagris
ja ei ole kahtlust, et see kohtumine avas Soosteri jaoks uksed nii erootilise kui sürrealistliku kujundistu maailma, et selles mõttes seda kohtumist kindlasti alahinnata ei saa. EHA komissar on ka sellele viidanud ja sellest hetkest algab siis armastuskirjade vahetamine Ülo ja Liidia vahel ja nende armastuskirjade juurde käib ju piltide saatmine, kus Ülo juba kujutab ennast koos Liidiaga. Nii et selles mõttes on need varased vangilaagri aegsed erootilised joonistused Soosteril ka armastatud naise südame võitmise teenistuses. Aga kui vaadata hetkeks veel seda 53. aasta erootilist stseeni, siis tegelikult on siin juba olemas ka kõik need viited kosmilisele. Et ma pean siis silmas neid salapäraseid magritilikke sfääre siin maali allosas, mida on ju näiteks kasutanud ka Enn Põldroos, eks ju, Kumu suure saali näitusel on neid magritilikke sfääre küll ja küll. See näitus on muide avatud selle nädala lõpuni ainult. Aga Soosteri puhul me võime siis seega juba vangilaagri aegse loomingu puhul rääkida tegelikult kosmoerootika väljakujunemisest, mis tähendab siis ennekõike seda, et me ei räägi sellisest tavapärasest heteroseksuaalsest erootikast, vaid erootikast selle sõna oluliselt avaramas ja avatumas tähenduses. Ja kosmoerootika mõiste ise pärineb Nõukogude Ameerika kunstiteadlaselt Inessa Levkova-Lammilt, kelle arvates oli siis Soosteri erootika radikaalne ka toonase Moskva nonkonformistliku kunsti kontekstis, olles tema sõnul ühtlasi muide kunstniku suurimaks panuseks kaasaegsesse Nõukogude kunsti. Aga erinevalt maalidest on Soosteri mõningad vangilaagri aegsed joonistused, erootilised joonistused siis ka dateerimata, seega me tegelikult ei tea, kas mõni neist võis olla teostatud juba enne 50. aastate keskpaika, aga siin on teie ees siis Eesti Kunstimuuseumi kogusse kuuluv ja Soosteri perekonnakogusse kuuluv varane vangilaagri aegne erootiline joonistus, mis mõlemad on dateeritud 1955. aastasse ja need joonistused julgustavad ikkagi selle erootilis-sürrealistliku kujundistu alguspunkti panema siis 50. keskpaika ja see on väga oluline ka seetõttu, et nendest joonistustest tegelikult me loeme ju sürrealismi jõudmist Eesti kunsti. Kuigi ka 53. aasta maal võiks olla selleks lähtekohaks. Aga kohe kindlasti on Gulagi kontekstis tegu siis radikaalse loominguga, arvestades, et Sooster töötab siin välja täiesti uue kehadiskursuse, mis lahkneb ka sellest esteetilis-erootilisest kehadiskursusest, mida näiteks hilisnõukogude perioodi Eesti kunstis viljeles rühmitus Ank 64 eesotsas Tõnis Vindiga. Sest et Soosteri erootilis-sürrealistlik kehadiskursus laseb siis nimelt lahti sellest klassikalisele heteroseksuaalsele mehe pilgule, inglise keeles see kurikuulus male gaze, loodud ilusa erootilise naise keha kujutisest ja liigub siis sellise kosmilise erootilise keha suunas, millel võivad olla nii maskuliinsed kui feminiinsed tunnused, aga mille puhul võib-olla on isegi õigem loobuda siis sellisest soolisest või seksuaalsest binaarsusest. Ja siin esimesel sürrealistlikul joonistusel on küll veel näha tegelikult seda binaarsust, et me näeme siis sellist flirti kahe Frankensteinliku olevuse vahel. Esimene on siis selline silmfallos ja teine on suu-vagiina, aga teise joonistuse puhul võib ju tegelikult juba
juba on üks variant ka see, et tegemist on siis sellise sootu olendiga, olendiga, kes ei ole binaarne, kes võib olla autoerootiline. Kui me vaatame seda, kuidas tema üks käsi hoiab teist või seda, kuidas üks suu suudleb teist, eks ole, et selline autoerootiline kujund. Aga siin nüüd kindlasti üks vähem tuntud dušijoonistus perekonnakogust, mis on ka dateerimata, aga mis siis oma poeetilise laadi poolest võiks isegi paigutuda veidi varasemasse aega, võrreldes siis nende vangilaagri aegsete sürrealistlike pliiatsijoonistustega, sest minu arvates on siin veel tajuda teatavat sellist pallaslikku maalikooli mõju, samas kui sürrealistlik erootiline kehadiskursus on ka juba kenasti esindatud. Sest et siin me näeme siis selliseid kosmilisi erootilisi kehasid ja need kehad on hõljuvad, ehk et nad ei ole ka enam seotud tegelikult planeedi Maa ja tema gravitatsiooniseadustega, nii nagu nad olid kahel eelneval pliiatsijoonistusel, kus me nägime veel selgelt, et need stseenid olid aheldatud planeedi Maa ja tema gravitatsiooniseaduste külge. Ja arvestades siis Soosteri suurt lugemust ja eruditsiooni juba Pallase kunstikooli aastatel, ei tohiks välistada selle dušijoonistuse valmimist veel enne vangilaagri aegseid sürrealistlikke pliiatsijoonistusi, sest kui võrrelda seda näiteks 47. aasta dušijoonistustega Kassiga väljas ja Koeraga väljas, mis kuuluvad muide kunstiühing Pallase kogusse, siis joonistuse laadis on teatavaid sarnasusi ja paberi suurus on muide erineb vaid paari sentimeetri poolest, et mis võib viidata sellele, et need joonistused on pärit nii-öelda samast joonistusplokist ja seega neid tuleks dateerida lähedaselt. Aga jäägu see hetkel sellise spekulatsiooni tasandile, et seda tuleb kindlasti kunstiteadlastel veel uurida. Aga seksuaalsus on siis ühtlasi teema, mis huvitab 50. aastate lõpus kogu Tartu sõpruskonda ja väljendub näiteks siis Soosterit, Lembit Saartsi ja Heldur Viirest ühendavas Paar rannal pilditüübis. Ja see Paar rannal pilditüüp oli sõpruskonna meesliikmetel loomulikult seotud Picasso mõjude läbiseedimisega 57-58 aasta paiku, sest et 57. aastal oli Moskvas suur Picasso ülevaatenäitus. Aga nüüd mitte kõigi Tartu sõpruskonna kunstnike loomingus ei tähendanud Paar rannal siis sellist nagu huvi, järjekindlamat huvi seksuaalsusega seotud teemade vastu, aga Soosteri jaoks kohe kindlasti pakkus seksuaalsusvõimalust üleminekuks sürrealistliku kujundistu maailma, mis aga tema puhul ei piirdunud nagu mitmetel Euroopa sürrealistidel keha deformeerimise või dekonstrueerimisega. Sooster arendab siis oma 50. aastate lõppu Picasso perioodist 60. aastate alguseks välja oma sürrealistlik abstraktsed känkrad, mida siis Ilja Kabakov oma kuulsas Soosteri monograafias nimetab elus tombukesteks. Ja ometi jõuab Sooster oma Paar rannal pilditüübini juba vangilaagris, nagu me näeme sellelt gouache'i joonistuselt või maalilt, mille Soosteri abikaasa Liidia Sooster on dateerinud 53. ja 56. aasta vahemikku jäävasse siis sellisesse perioodi. Ja nii et Soosteri puhul ei ole see 57. aastal Moskvas nähtud Picasso ülevaatenäitus
siiski selles mõttes murranguline, et selliseid Picassolikke vormideformatsioone esineb tal juba vangilaagri aastatel. Ja nad on ilmselt mõjutatud siis juba Tartu Pallase aastatel loetud võõrkeelse modernismi kirjandusest, sest Sooster oli ju keskkooli aastatel õppinud Prantsuse lütseumis, mis tähendab seda, et tegemist oli haritud noore eurooplasega, kellele oli juba ülikooli aastatel kättesaadav nii prantsuskeelne kui saksakeelne kunstikirjandus. Nii, aga nüüd sellest 50. aastate lõpu Picasso perioodist võib Soosteril juba leida teoseid, kus Baarrannal kompositsioonis hakkab siis mehe ja naise figuur sulanduma eristamatult ühte, luues siis sellise füüsilise armastuse kujundi, milles seda jagatud tunnet või ekstaasi sümboliseerib ühine keha, ühine vereringe. Ja olendid ka sellel 57. aasta joonistusel on ju selgelt kosmilist päritolu, kui vaadata neid kükloopseid ühe suu või ühe silma või ühe suu-silmaga olendeid. Ja siin tuleb ilmselt mängu ka Soosteri ulmekirjanduse alane lugemus, milleni Sooster ilmselt ei jõudnud veel 40. aastate lõpu Tartus, aga kohe kindlasti juba 50. aastate lõpu ja 60. aastate Moskvas oli tema ulmekirjanduse lugemus juba päris korralik. Nii et aga tänased esinejad tunnevad seda osa Soosteri loomingust kindlasti minust paremini, nii et ma ei hakka isegi pakkuma, et millised võiksid olla need esimesed ulmeraamatud, mida Sooster 50. lõpu Moskvas luges ja mis võisid näiteks seda konkreetset joonistust olla mõjutanud. Aga kindlasti mängib siin rolli ka see, kuidas kujutati maavälist elu, kuidas kujutati tulnukaid 60. aastate ulmekirjanduses. Ja siin kindlasti Jüri Kallas oskab seda teemat minust paremini kommenteerida. Aga igatahes, nii nagu Elnara Taidre on Soosteri juubeliraamatus kirjutanud, siis Soosteri puhul tuleb arvestada sellega, et kunstiväline ja kunstikujundistu on omavahelises vabas ringluses. Ja see teatav selline eriline avatus, mis väljendub siis sellises hierarhia vabas huvis kõrgkultuuri ja massikultuuri vastu, on minu arvates Soosterile omane ka väga mitmes muus plaanis, sealhulgas inimsuhete plaanis, mis väljendub näiteks selles, et teda ei mõjuta ülemäära siis tema aja sellised ühiskondlikud hierarhiad. Aga kuhu see 40. ja 50. aastate deformeeritud Baarrannal pilditüüp minu hinnangul välja viib? Viib siis sellise radikaalse kehadiskursuseni, kus kaks binaarset või vastassoolist keha on juba sulandunud üheks kehaks ja ei ole enam võimalik öelda, kus lõpeb üks ja kus algab teine. Ja see konkreetne dušijoonistus võib olla Eestis natukene vähem tuntud seetõttu, et see joonistus kuulub Zimmerli kunstimuuseumi kollektsiooni. See muuseum asub New Jersey's. Nii et seda teost ei ole pool sajandit Eestis olnud võimalik näha. Aga siit ei ole tõesti enam kuigi pikk tee siis Soosteri elust tombukesteni, millest kirjutab nii haaravalt Ilja Kabakov oma Soosteri monograafias. Ja ma olen siis Soosteri juubeliraamatus pakkunud välja, et Soosteri elust tombukesi võiks vaadelda ka Julia Kristeva poolt välja pakutud objekti mõiste kontekstis ja ma loomulikult mõistan, et see võib tekitada mõningasi vastuolusid, arvestades, et Soosteri eraelu oli feministidele võrdlemisi kõlbmatu. Aga kuna Kristeva sai oma objekti käsitluseks inspiratsiooni Prantsuse 20. sajandi alguse sürrealistilt ja filosoofilt ja kirjanikult Georges Bataille'ilt, siis ma tahaksin korraks põigata
tagasi selle ajaloolise 20. aastate Pariisi sürrealismi juurde ja vaadata Soosteri suhet sellesse. 20. aastate teise poole Pariisis oli ju teatavasti kaks teineteisele vastanduvat sürrealistide seltskonda. Ühe eesotsas oli André Breton ja teise eesotsas Georges Bataille, mõlemad kirjanikud, aga mõlemad väga huvitatud ka visuaalkultuurist ja kunstist. Kui Bretoni lähenemist sürrealismile on peetud idealistlikuks, siis Bataille lähenemist on peetud materialistlikuks ja loomulikult need kaks seltskonda teineteise lähenemist ei tunnistanud. Ja seetõttu ma püüan alljärgnevalt pisut arutada selle üle, et kumma seltskonna poole siis ikkagi kaldus Sooster, sest on selge, et Pariisi sürrealism teda retrospektiivselt siiski mõjutas. Julia Kristeva ehitas oma objekti käsitluse üles siis Georges Bataille baasmaterialismi teooriale, mille Bataille oli välja töötanud hilistel 20. ja 30. aastatel ja Bataille oli lootnud, et baasmaterialism lammutab siis sellisele euroopalikule mõtlemisele omase kõrge ja madala vastanduse ja teeb ruumi kõigele sellele, mille idealism oli välja tõrjunud kui ebapuhta ja ebameeldiva. Ja need intellektuaalid, kes kogunesid Bataille ümber ja hakkasid 20. aastate lõpus muide Pariisis välja andma ka ajakirja Dokumendid, seisid siis vastu Bretoni idealistlikule käsitlusele sürrealismist ja pakkusid siis omalt poolt välja materialistliku sürrealismi käsitluse. Väites, et Bretoni ringkond ja nende viisid siis sellise vahetu alateadusliku väljenduse saavutamiseks ei paljastanud inimmõtte karmi alusreaalsust, vaid idealiseerisid ja sublimeerisid seda kõrge poeetilise väljenduse kaudu. Samas kui Bataille ringkond oma ajakirjas siis kultiveeris igal võimalusel desublimatsiooni ja iha ilustamata kujutamist kui midagi vägivaldset. Ja siin me näeme siis Soosteri kuulsat silma munas, mida ei ole ju üldiselt käsitletud erootilise teosena Soosteri senises retseptsioonis, aga kui mõelda sellele, et see teos on oma ülesehituselt väga sarnane Soosteri erootilisele peateosele Huuled, milles siis samuti üks kujund on asetatud teise visuaalselt lähedase kujundi sisse. Aga põhipõhjus, miks mina oma tänases ettekandes käsitlen seda teost erootilise teosena, on selle teose seos siis Georges Bataille 1928. aasta novelliga Silm munas, sest et selles avangardses novellis, mida näiteks Susan Sontag on pidanud heaks näiteks transgressiivsest esteetikast või pornograafiast kui kunstist, on munast saanud seksuaalne fetiš. Ja Bataille novelli 1979. aasta ingliskeelse trüki esikaanel on muide kasutatud ka silm munas kujundit, nii et tegelikult need seosed Bataille ja Soosteri vahel on selgelt olemas. Ja kui vaadata nüüd seda Soosteri ikoonilist 60. aastate keskpaiga fotot, kus ta poseerib kunstsilmaga kõrvas, siis minu arvates ei saa olla kahtlust, et Sooster oli Bataille avangardse või transgressiivse loominguga kursis. Ja muide, see foto, mis on 60. aastate keskpaigas tehtud Ilja Kabakovi ateljees, sellepärast, et Soosteri enda ateljee ei olnud tolleks hetkeks veel valmis, on seni omistatud Eesti fotograafile Jan Glašeikole, kes ju teatavasti külastas Soosterit Moskvas mitmetel kordadel, aga
üks võimalus on ka see, et tegu on suurema fotoseeriaga, mille tegi Sunday Times Magazine'i fotograaf Jean Moore, sest kui vaadata John Bergeri kuulsat 66. aasta artiklit Moskva põrandaalustest kunstnikest, selle artikli pildi olen pannud ka siia alla. Selle artikli nimi oli muide mitteametlikud venelased, The Unofficial Russians, siis Soosterit puudutava lõigu juures on illustratsioonina kasutatud siis fotot Soosterist, kus tal on seesama kunstsilm suus. Nii et minu arvates ei saa välistada ka siis Jean Moore'i tehtud suuremat fotoseeriat, kus Sooster on siis poseerinud kunstsilmaga, asetades seda kord suhu, kord kõrva ja nii edasi. Aga John Berger muide pöörab siis sellele kunstsilmale tähelepanu ka oma Soosterit puudutavas lõigus, öeldes järgmist. Äkitselt pöörab ta ümber, samal ajal kui Jean Moore pildistab mõningaid joonistusi ja poseerib. Tal on suus kolmas silm, klaasist silm. Ma arvan, et ta ei taha šokeerida, aga tal on vaja jagada neid üllatusi, mida ta on avastanud üksilduses olles. Nagu juba öeldud, silm munas on oma ülesehituselt väga sarnane teos Soosteri erootilisele peateosele Huuled, mis loob ju samuti sellist lõputuse või rekursiooni kujundit läbi ühe kujundi teise visuaalselt lähedase kujundi sisse asetamise. Et kui teoses silm munas on ümmargune silm asetatud ümmarguse muna sisse, siis teoses Huuled on ovaalsed sakilised huuled asetatud ovaalsete sakiliste häbememokkade sisse ja tulemuseks on sarnane lõputuse või rekursiooni efekt. Ja muide, Roland Barthes oma 62. aastal vahetult peale Bataille surma kirjutatud essees juhtis tähelepanu just sellele, et Bataille novellis Silm munas on silm äravahetamiseni sarnane munandi või teiste ümmarguste objektidega. Nii et seega nii huuled kui silm munas on omavahel seotud siis sellise sarnase analoogia printsiibiga, mida Barthes on siis tuvastanud ka Bataille kuulsas novellis. Aga Soosteril muutuvad huuled häbememokkadeks või häbememokad huultes siis jällegi selliseks ühendatud erootiliseks kehaks, mis on kas mittebinaarne või autoerootiline elustombuke. Ja muide, Mihkel Kunnus on Huuli käesoleva aasta valentinipäeva puhul Postimehes ilmunud artiklis nimetanud teoseks, mis kujutab armastuse sensuaalsust mehe pilgu läbi. Samas kui mina olen seda teost Soosteri juubeliraamatus käsitlenud sellise ähvardava objektse kujutisena, mis pigem dekonstrueerib või lõhub sellist klassikalist mehe pilku või male gaze'i, et võta siis kinni. Aga teatavasti Julia Kristeva nägi ju objekti kui välja tõrjutud naiselikkust, kui amorfset, ebapuhast, kehavedelikega seotud, vastandades seda siis kultiveeritud kõvale ja puhtale mehelikkusele ning ohustades seeläbi maailma sümboolset korda. Aga Sooster ei arendanud oma sellist radikaalset kehadiskursust välja üksinda ega ka üksnes Picasso või teiste meessürrealistide kaasabil. Tartu sõpruskonna puhul tuleb üldiselt arvestada sellega, et nende loomepraktika on oma olemuselt väga kollektiivne ja mitte individualistlik. Omavahel jagatakse nii motiive kui tehnikaid, korraldatakse siis selliseid kollektiivseid pildi vaatamisi, kus üheskoos otsustatakse, mis pidi ühte abstraktset teost peaks üldse eksponeerima ja üheskoos pannakse ka teostele muide pealkirju. Et selline kollektiivne loomepraktika
on Tartu sõpruskonna puhul väga levinud. ja ajal, mil Sooster maalis oma erootilise peoteose Huuled, oli tal väga lähedane suhe Silvia Jõgeveriga, kes täpselt samal aastal ehk siis samal ajal töötab kollaažisarjaga Jalad 1–3, mis lahkas siis samuti sürrealistlikus võtmes naise keha ja tegeles siis sellise uue kehadiskursuse loomisega. Sest et me näeme siin ju sellist klassikalist sürrealistlikku võtet, kus võetakse üks kehaosa ja puhutakse sellele kehaosale nii-öelda Frankensteinlikult elu sisse. Ja Jõgeveril on selleks kehaosaks siis mustades sukkpükstes jalad, mis on selgelt elus. Nad võimlevad kas palliga või teevad kukerpalli või on tegelased mingisuguses tsirkuses. Ja muide selle kollaažisarja taga on pealkirjana ära toodud ka mängivad jalad, nii et siis selline mänguline kehadiskursus, millel on ilmselged seosed Soosteri kosmilise kehadiskursusega. Ja muide Olav Maran, kes suhtles toona väga tihedalt Tartu sõpruskonna kunstnikega, on selles mõttes John Bergerile vastu vaielnud, et tema on Tartu sõpruskonna puhul siiski pidanud väga oluliseks ka sellist epateerimissoovi ehk siis sellist kodanlase õrritamise taotlust, mis on ju ajaloolisele avangardile alati olnud väga omane. Tartu sõpruskond kogunes kõige tihedamini Valve Jaanovi korteris, mis asus Karlovas. Ja Valve Jaanovi loomingut võib Tartu sõpruskonnas sel perioodil pidada ka teatud mõttes kõige radikaalsemaks, sest just tema on see, kes tegeleb 60. aastate alguses kõige süstemaatilisemalt kollaažitehnika arendamisega ja kollaaž on nõukogude perioodi Eesti kunstis teatavasti üks avangardsemaid tehnikaid, mis võimaldas siis reaalsust nihestada ja vastanduda seeläbi siis sellisele nõukogulikule realismidiskursusele. Jaanovi varaste 60ndate kaootilised ja objektsed kollaažid on tõesti tähelepanuväärsed, mis puudutab siis sellist naiskunstnike spetsiifilist panust sõjajärgsesse kunstiuuendusse Eestis. Ja siin me näeme Jaanovi 61. aasta kollaaži, mille nimi on kollaaž roosas toonis, mis kujutab siis roosade viljadega puuviljavaagnat, millele on siis sellise elegantse iseenesest mõistetavusega asetatud ka kehast lahti rebitud roosa rind. Et te näete seda lahti rebitud rinda siin ja ma olen üsna kindel, et Jaanov mõjutab oma 60ndate aastate alguse kollaažidega mitmeid meeskunstnikke, nende hulgas nii Ülo Soosterit kui Olav Maranit ja siin ma muidugi tuleksin tagasi selle just Soosteri erilise avatuse juurde, mis eiras ühiskondlikke hierarhiaid, mis olid siis tema ajale omased ja eiras neid ka näiteks selles mõttes, et Sooster oli avatud ka naiskunstnikelt tulevatele ideedele, samas kui väga mitmed nimekad Tallinna meeskunstnikud ei pidanud naiskunstnikke oma dialoogipartneriteks. Siis Sooster kindlasti pidas ja ilmselgelt mõistis Sooster Jaanovi loomingu radikaalsust 60ndate alguses ja sai aru ka sellest, et Jaanov oli Eesti kunstiajaloos üks esimesi objektse abstraktsiooni viljelejaid. Aga tagasi Soosteri juurde. 63. aastaks on ka Sooster siis oma kosmoerootika arendanud abstraktsuse piirimaile. Siin me näeme siis Moskva erakogusse kuuluvat teost kompositsioon, mille puhul siis selline objektne roosa keha ei oma enam mitte mingisuguseid kokkupuuteid sellise klassikalise erootilise inimkehaga, kui välja arvata see, et ta on roosat värvi, ta on inimnaha tooni
ja ometi võib ka seda abstraktsiooni pidada erootiliseks ja see ongi see, mida ma oma tänases ettekandes olen käsitlenud või vaadelnud Soosteri kosmoerootikana. See on siis radikaalselt avatud käsitlus erootikast. Ja kui te püüate meenutada tänase seminari tunnusvisuaali, milleks on siis Soosteri kaane illustratsioon Clifford Simaki raamatule. Jüri näitas seda kaanepilti meile ka. Siis sellel tunnusvisuaalil me näeme, kuidas selle raamatu peategelane astub läbi vagiinakujulise portaali ühest reaalsusest teise. Ja tegelikult ka see on näide Soosteri kosmoerootikast, kus siis seksuaalakt võib olla siis see pääs viletsast Nõukogude reaalsusest mingisugusesse teise meeldivamasse reaalsusesse. Ja kosmosekujund kui eskapistlik on Soosteri loomingus ilmselt niisama oluline, kui see on Ilja Kabakovi loomingus, kui mõelda kas või Kabakovi teosele Mees, kes lendas oma korterist kosmosesse, mis on Kabakovi üks tuntumaid teoseid. Aga minu tänase ettekande viimane slaid kujutab siis kosmoerootilist teost, mille asukoht on meile täna teadmata, aga mis müüdi siis paar aastat tagasi Moskva oksjonilt ja mis suure tõenäosusega asub täna mõnes Itaalia erakogus ja see on teos, mis on Eesti kunstiteadusele olnud kadunud ja mida ei ole ka reprodutseeritud varasemates Soosteri käsitlustes. Küll aga mainib seda teost muide kuulus John Berger oma märgilises Sunday Times Magazine'i artiklis Mitteametlikud venelased, mille tsitaadi panen teile ka siia iseseisvaks lugemiseks. Aga see mõte John Bergerilt, et kunstnik on keegi, kes näeb midagi justkui esimest korda, võikski jääda minu tänase ettekande lõppu kõlama. Sest kui mõelda Soosteri kosmoerootilisele loomingule Eesti Nõukogude perioodi kunsti kontekstis, siis on ju selge, et selles kontekstis on tegu transgressiivse radikaalse loominguga. Ja soovitan teil muide minna peale seminari lõppu, kui veel pääseb, üles Kumu püsiekspositsiooni, kuhu nüüd peale Kultuuripealinn Tartu sürrealismi näituse läbisaamist on naasnud Soosteri erootiline peateos Huuled, mida seal saab siis näha just Eesti 60. aastate põrandaaluse kunsti kontekstis. Aitäh! Kommentaare. Vaataks korra natuke neid slaide, nüüd hakkas lihtsalt huvitama, kas seda kuulsat Soosteri silmaga kõrvas on teinud Glušeiko või mitte. Et vaataks korra neid lähedalt, kas mulle tundub, et see on habe, et tal on ikkagi nagu siin pakilda habe, et see on tangaseeritud. Jaa, kus juures... Mulle tundus, et tegi nagu kui soeng võiks nagu sama olla, aga siin on habe. Tõsi, see on väga hea tähelepanek. Jaa, mulle tundub tegelikult sama, et selle pildi peal on tal habe, aga siin ei ole. Et siis ilmselt ikkagi see ei ole üks fotoseeria, et me ikkagi sellisel juhul saame selle foto jätta Glušeikole, aga küll aga ma olen suhteliselt kindel, et Jean Moore tegi rohkem kui ühe foto. Siis, kui ta käis 66. aastal koos John Bergeriga Moskvas Soosteri ateljees. Nii et peaks võib-olla uurima Sunday Times Magazine'i arhiivist, et kas seal on alles neid fotosid.
Aga ühesõnaga Sooster on siis selle kunstsilmaga poseerinud erinevatele fotograafidele. Ma tahtsin ka sinna juttu viia, et järelikult see oli tema jaoks ka kas fetiš või selline nagu mänguasi, millega ta nagu niimoodi pidevalt esines. Just. Aga aitäh selle märkuse eest. See pildi peale tundub tõesti see kalu või habe olevat. Ja, on küll niimoodi. See võib olla samast. No võt. Ta mängis sellise Hiiumaa kaluri imaga ka natuke, et tal oli vahel selline tõesti Eesti kaluri imaga. Ja tal on isegi mõningatel sõpruskonnamaalidel ka seesama naljakas selline lühikene habe, nagu selline politseiniku habe. Et jaa. See oli selline kõrvaline märkus, et kas midagi on ettekande. Kui tuntud see Huulte pilt oli 6. lõpus Läänes? Kas te teate või teate? Oi, ei. Tõenäoliselt mitte. See pilt ei olnud John Bergeri artikli illustratsioonide seas. Läänes ei tuntud seda pilti üldse. Aga kas sellega on mingid analoogseid tuntud süvelistel või mingid? Man Ray. No Eha on seda teost avanud just Man Ray analoogia kaudu. Minu see mingis filmis oli üks kujuga tiivan mingil kunstikogujal. Punane tiivan. Jaa, just. See oli minu see kellaväega apesid, ma ei eksida, aga... Kus juures on küll niimoodi ja see on see nii-öelda Dali diivan. Ja, mis on tõesti huultekujuline diivan, mis nii-öelda õgib inimesi, eks ja, just. Et jällegi küsimus sellest, et kas Sooster võis olla neid filme näinud? Ei, see on neid tehtud peale, see on palju, mis minust pead oma surma või vahetult sel ajal. Mis selle filmi aasta võis olla? Minust 70 algus oli kuhu teisele. Siis on jah. Aga film on jah 70. Huultekujuline diivan oli nii vesti. Ka Man Ray fotostas. No. No ja lõpuks oli ju Dalil huultekujuline diivan, et... Võib-olla ma mäletan valesti, et see ei olnud selles filmis ka. Ja võib seda mingi populaarne, et seal oli see kunst, mingi naistaks kunstihoog, kes maha löödi, kel oli ka veel mingi jonnikunni kujuline vallos, mis oli siis punkti peal. Tal oli sikast täna oli kogu elamine täis. No vot, et ühesõnaga siin võib olla mitmeid vastastikuseid viiteid, aga Läänes seda teost ei tuntud. See on üsna kindel, kahjuks. Umbes sellega sama aeg tehti mingi pantsusfilm, kus oli ju ka mingi üsakujuline ajamasin põhimõtteliselt, mingi sürrealistlik. Ja Sooster muidugi saatis oma teoseid teisele poole raudset eesriiet näitustele, aga seda teost mitte. Et need on need teosed, mis on täna sattunud Itaalia, Hispaania, Saksamaa erakogudesse. Need jäid alati sinna, need ei tulnud kunagi tagasi. Enamasti smuugeldati postiteel ja suurt õlilõuendil on võrdlemisi keeruline smuugeldada niimoodi, et need olid ikkagi enamasti paberaluselt teosed või pisikesed maalid. Just. Ja samas seda, mida me oleme erakogudes siiani leidnud nagu Itaalias, nad on ikkagi kadakad või sellised meeldivamad kujundid, mida on hea niimoodi võib-olla positiivselt häälestatud või kaasa aidanud saatkonna töötele kinkida, võib-olla mitte sellist nagu ohtlikuna mõjuvat. Mingi selline loogika ka. No inimesed ka lihtsamini mõistetavad. Kindlasti. Yes, kas neid silmsuid seal neid kinkida kellelegi, see peab ikka väga kindel olema, sa tahab sükast. Et ikkagi see kõige avangardsem looming paraku jäi Soosteri ateljeesse kuni tema surmani, ladestus sinna. Et see on ka üsna kindel. Mõningad teosed, mis ta oli Moskvas sõpradele kinkinud, midagi müünud võib-olla ka, aga ta ikkagi müüs ülivähe. Et kui Sooster 70 sügisel suri oma ateljees, siis ta suri tegelikult sinna tööde keskele, et see oli lademetest öid. Soosteri pärand on ka muidugi väga suur, lühikesest elust hoolimata, umbes 10 000 joonistust, umbes 200 maali. Et ta suri oma teoste keskel nii-öelda.
Aitäh!